Tere tulemast kõigile! Tänase naiste ettevõtlusjuttude teemaks on, räägime sellest, kuidas ennast esinemiseks ette valmistada ja kuidas olla ennast väljendades loomulik. Kui sul on sel teemal küsimusi, siis palun jäta need laivi ajal kommentaaridesse ja kui sa oled Zoomis kohal, siis palun pane kaamera sisse. Minu nimi on Kairi, olen virtuaalne assistent ja aitan siin grupis läbi viia laive. Minuga on täna siin Kristina Samra, eneseväljenduse mentor, koolitaja ja inspiratsioonikõneleja, kel on enam kui 10-aastane kogemus turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnas. Kristina usub, et iga inimene on loomupäraselt julge, ehe ja mõjus esineja ning ta on pühendanud oma karjääri sellele, et aidata teistel leida üles see enesekindlus ja loomulik sära. Kristina on kogenud esineja, kes paistab silma enesekindla, siira ja mõjusa suhtlemisoskusega nii laval kui ka kaamera ees. Ta on läbi viinud mitmeid online kursuseid ning esinenud inspiratsioonikõnedega paljudel sündmustel, mis näitab, et ta suudab mõjusalt kõnetada publikut nii ekraani vahendusel kui ka auditooriumi ees. Tänasesse päeva läheb hästi see, et minu hääl väriseb. Tere tulemast sulle, Kristina. Kas sa soovid ennast veel kuidagi tutvustada? Tere tulemast. Ma arvan, et see tutvustus oli nii uhke, et näed, isegi sõnad läksid sassi ja sõnu oli palju, et aitäh sulle selle tutvustuse eest. Ja ma arvan, et võib-olla lisan siia juurde, et olen lisaks siis ka selline elunautleja, lihtsate asjade armastaja ja samal ajal ikkagi ka selline pidev edasipürgija või soovin oma elu ja iseennast arendada ja avastada. Et ma arvan, et see võib-olla illustreerib lihtsalt ka kõike seda veel, mida sa juba jagasid. Väga hea. Räägiks korra sinu ettevõtluse teekonna algusest. Kuidas see üldse alguse sai? Ma ei oska sellele küsimusele nii täpselt isegi vastata, seda minult enne ka küsitud, et mis hetkel siis sinust ettevõtja sai, et ma arvan, et sellise ettevõtliku meelega ma olen tegelikult ikkagi väga pikalt olnud ja see on kuidagi minuga kaasas käinud ka juba siis, kui ma ikkagi palgatööl olin ja võib-olla isegi veel varasemas nooruses, et selline ettevõtlik nagu olek või soov või asju korraldada, teha ja midagi luua ja midagi siis seeläbi ka pakkuda on olnud minus kogu aeg. Aga ma arvan, et selline esimesed tõsisemad katsetused või justkui kliendid mõnes mõttes tekkisid ikkagi mul juba palgatöö kõrvalt ja siis ma pakkusin tõesti selliste tekstide kirjutamise ja sõnastamise ja reklaamide ja sloganite väljatöötamise teenust, siis mul ei olnud siis veel endal ettevõtet, arveid tegin oma kaaslase firma alt ja see võib-olla küll on selline nagu tõsisem ettevõtlusteekonna algus. See oli juba ikka 7-8 aastat tagasi või? ja, ja oma firma päriselt, et noh, ma ikka naeran, et kui mul võtab pikalt, mingid asjad võtavad aega, aga siis nad käivad niimoodi, et siis tuleb 3 korraga. No siis tuligi 3 korraga, et ma lõin ühe firma ja teise firma ja ühe MTÜ ka, nii et need tulid kõik 3 korraga ja sinna on 4 aastat, ma arvan, umbes täpselt vist. Väga põnev. Öeldakse, et kuidas see nüüd, 3 on kohtuseadus või? Nojah, et ma tegin kohe 3 ära siis. Just. Kas sul on olnud hetki, kus sa tunned, et sa sooviksid anda alla, kuna teekond on olnud pikk ja kui sa oled tundnud nii, siis kuidas sa sellistes olukordades edasi liigud? Või neid olukordi tekib ju tegelikult, ma arvan, et ega see ettevõtlusteekond või ettevõtjaks olemine ei erine sellest, mida sa teed igapäevaselt, eks oma igapäevaelus, et vahel siin on ka mingid väljakutsed ja asjad ja siis sa mõtled, ah pekki, ma ei teegi seda või ah, ma lähen selle vana asja juurde tagasi või ah, niikuinii sellest ei tule midagi välja ja et sellist allaandmishetki, ma arvan, et need on hästi inimlikud ja nii igapäevaelus kui ettevõtluses tekib neid mõtteid ja selliseid olukordi või ütlekski selliseid, vahel nimetan selliseid ohvri rollis suplemisi päevi või vahel ka nädalaid, onju. Et aga see on okei, kui nad ka korraks tulevad, sellepärast et tihtipeale on pärast seda just see koht, mis viib edasi, korraks tõmbab pidurit, aga on öeldud ju, et see murranguline koht on vahel just selle taga, kui sa tunned, et okei, I m done, onju. Aga sul on ainult nii palju minna, sa oled nii palju juba läinud, onju. Ehk siis
on neid olukordi ja siis ma olen järjest lubanud rohkem endale, siis sel päeval siis olengi nii nagu ma olen. Luban sellel emotsioonil siis käia üles-alla, kui vaja, siis nutan. Naistele väga õnneks kättesaadav tehnika, mida kasutada vahel ka enda maandamiseks. Teen trenni, käin looduses, suhtlen inimestega, astun lihtsalt korraks täitsa välja sellest rollist mõnes mõttes. Ja siis on palju lihtsam sealt edasi minna, et selline survestada mingile energiale vastu tegelikult ei ole kunagi hea ja võta siis endale see päev lihtsalt ja, ja, ja siis liigud edasi. Niikuinii liigud edasi. just. Vahest ongi see, et kui sa oled selles puhkemomendis või lased olla, et sa ei keskendu sellele teemale, siis tulevad need taipamised või arusaamised, oota, ma võiks nii hoopis teha ja siis sa lähedki sellest nii-öelda läbi või üle Mm või. -hmm, mm -hmm, mm -hmm. mul lihtsalt tuli praegu see õhupalli näide, et muidu sa puhud selle õhupalli lihtsalt lõhki, onju. Aga lase ta korraks lihtsalt nagu lahti ja võib-olla ta hakkab hoopis lendama, et sa ei peagi sinna rohkem seda auru nii tugevalt juurde andma. ja ma isegi ei ole kuulnud seda näidet, aga see on päris hea näide. praegu lihtsalt tuli Mm. Kui sa nüüd vaatad ajas tagasi, ütleme siis võib-olla seal 4 aastat tagasi, kui sa tegid oma ettevõtlused, kas oleksid tänaste teadmistega teinud midagi teisiti? ma arvan, et mitte, sellepärast et see kõik on olnud üks õppimisprotsess ja katsetamine ja kõige parem on õppida läbi katsetamise, ehk siis ma ei oskaks välja tuua, et ma teeksin midagi teisiti. Et pigem ma olen jätkuvalt selles õppeprotsessis, harjutan, praktiseerin, katsetan, proovin ühtemoodi, ei toimi, lähen edasi, proovin teistmoodi. Mingid asjad liiguvad, siis annan sinna hoogu juurde, mingi asi ei liigu, siis võib-olla tõstan korraks kõrvale ja vaatan sellele hiljem otsa uuesti või võib-olla tõstan üleüldse lihtsalt kõrvale. Aga ma ei oska öelda, et ma oleksin midagi täiesti teistmoodi teinud. Tõesti ei oska öelda. Ma arvan, et see on osa protsessist kõigil, aga võib-olla ma oleksin kaasanud mingeid inimesi endale juba varem sellise nii-öelda mentori, coach'i rolli, et siin on olnud olukordi, kus ma oleksin saanud võib-olla kiiremini edasi liikuda. Et ma marineerusin ise päris pikalt suht ühel tasemel ja, ja see kaasamine mingil hetkel ikka tegi korraliku pöörde, tõusu, liikumise, mis iganes, kellele meeldib öelda, mõni tõuseb, mõni liigub edasi ja seda küll võib-olla, aga mitte midagi muud. Et kõik on olnud nii, nagu on pidanud olema. Ja ma ise näen ka, et see mentori tugi või siis grupi tugi on hästi võimas tegelikult, et üksinda sa pigem liigud aeglaselt või niimoodi, et sa ei jõua kõigeni, et sa võid küll netist Mhm. uurida, teha, aga tegelikult need kaasteelised või mentor oskab sind paremini suunata ja nagu nõu anda ja siis sa saad selle pealt juba edasi minna. Ja, ja just, just. Milline on sinu viimase aja suurim saavutus? ma arvan, et ma saaksin siin tuua välja kaks hästi olulist asja. Üks on, mis on seotud ikkagi minu isikliku arenguga ja teine on seotud justkui kliendi ikkagi saavutusega, et ma ise käisin märtsis esimest korda välismaa laval. Et ma olen küll olnud rahvusvahelise publiku ees, aga märtsi alguses sõitsin tõesti Inglismaale ja Cambridge'i ülikoolis oli mul võimalus siis üles astuda inspiratsioonikõnega ja jagada oma mõtteid, oma kogemusi, oma teadmisi ja see oli hästi uudne kogemus ka mulle, et väga põnev, väga väljakutsuv, jäin puruhaigeks enne seda, nii et lisaks väljakutsele, kuidas oma kõne 10 minuti sisse ära mahutada, kuidas siis selles võõras keskkonnas ennast mugavalt tunda, esimest korda teha midagi sellisel kujul, lisaks siis ka, et hääl vastu peaks ja tervis vastu peaks, siis see fookus oli ikka nagu nii teravaks aetud, et ainult lihtsalt minna ja teha, et väga võimas kogemus ja läks tegelikult kenasti, hääl pidas vastu ja sain hästi hakkama ja hindamatu kogemuse jällegi. Ja kliendi poole pealt eelmisel nädalal astus üks minu hiljutine klient üles esimest korda konverentsilaval ja see ettevalmistus, mis me koos tegime, ta oli nagu nii pühendunud ja integreeris kõik selle, mida ma siis aitasin tal ette valmistada ja soovitasin ja koos tegime, et ta tegi väga hea esituse ja ma peaks seda ka ikkagi saavutuseks justkui, mille osa ma olen olnud. ja
ja võib-olla see ka, et ma olen sügisest saati siiamaani vastu pidanud ülikooli päevaõppes, õpin hispaania keelt ja kirjandust ja nii selles mõttes, et üks kuu veel jäänud siin kõikide tegemiste vahel veel ka tudeng olla, et päris huvitav on nende rollide vahel žongleerida, nii et ma arvan, et need on päris suured saavutused viimasel ajal, jah. just, ja sa täna ju olid ka vist koolis on ju, siis jõudsid juba ja, siia ja ja just. tuleb osata oma aega planeerida, siis jõuab kõiki ägedaid asju teha. Mhm. Mida sa ütleksid neile naistele, kes kaaluvad ettevõtlust, kuid nad kardavad teha oma esimest sammu? Ma arvan, et me kardame ju neid asju, mida me ei ole kogenud. Need tunduvadki hirmsad või olukorras, kus me ei ole enne olnud, me ei tea, mis seal teisel pool ust on, eks see on igaks juhuks ust lahti ei tee, ei tea, mis seal teises toas on, onju. Aga noh, selles mõttes, et kui ust lahti ei tee, siis ei saagi kunagi teada ja siis me kardamegi, et seal on, ma ei tea, kes, aga võib-olla on hoopis mingi suur ilus kingitus, et ma arvaks, et pigem ikkagi vaadata otsa sellele, et mida sa kardad, küsida endalt, kas sul on midagi päriselt kaotada, mis mind hästi toetab, ma vahel ütlen endale ka, et mul ei ole midagi kaotada, see on hästi kuidagi maandav lause minu jaoks, kui ma kuhugi lähen, see annab mulle julgust mõnes mõttes. et justkui me kardame tegelikult ju millestki ilma jääda või midagi ära rikkuda või midagi kaotada, aga tegelikult meil ei ole mitte midagi kaotada, sest noh, kui ise oled endal olemas ja julgelt edasi lähed ja endale tugined, siis tegelikult ei ole väga suurt kaotada. Kui iseennast kaotad, see on ikka väga suur kaotus ja kui sa kaotad võib-olla ka võimaluse iseennast läbi selle ettevõtluse tundma õppida arendada, midagi uut enda kohta õppida, midagi maailma luua, väärtust anda, enda ideid, teenuseid, tooteid, loomingut jagada, siis noh, see on ka võib-olla kaotus, mis sa tegelikult võid saada, et sellist iseenda jagamist ja proovimist mitte siis vastu võtma, aga ma ütleks, et tasuks ikkagi alustada seal, kus sa oled, hakata lihtsalt minema, mina alustasin samamoodi palgatöö kõrvalt, aga aga mingi hetk, kui ma ikkagi olin palgatööl läbi põlenud, nõudis elu minult seda pausi, et ma ise ei osanud seda pausi võtta. ja siis juba tundsin, et see ei ole see keskkond, kus ma ennast saan kõige paremini, ma ei ütleks ka, et teostada, aga võib-olla ka seda, aga pigem see, et ennast enda moodi ja enda järgi settida, kasvõi ka päevakava, seda, mis aegadel ma hõivatud olen, seda, mis kell ma siis mõtlen, mis kell ma mida teen ja kas ma üldse tahan mõne päeva vahele jätta või kas mul on 28 päeva puhkust või mul tegelikult on võimalus minna kasvõi homme näiteks terveks päevaks lihtsalt ja mitte kellelegi mitte midagi öelda. just, saab kirja panna, et mida ma kaotan, aga mida ma võidan. Et tegelikult ettevõtlusega tuleb väga palju ägedaid võite juurde, et mida aga me ei tea esmapilgul vahel neid, on ja ju. et Ja ma siis ka ei oska neid ka võib-olla kirja panna. just, sa ei teagi, et sul on võimalus niimoodi vabalt elada või otsustada ja teha, et nagu see on imeline, mis tegelikult ettevõtlus sulle näitab või esile toob veel. et see on äge. Kui me läheme nüüd tänase teema juurde, siis räägiks kõigepealt sellest, et kui oluline on sinu arvates olla ettevõtjana nähtav, kas siis laval, näiteks Zoomis siin või kasvõi kaasa rääkides Zoomis, kommenteerides, jagades või sotsiaalmeedias, et see kõik ju tegelikult on ju mingis mõttes esinemine, pildisolek. ja meil, see on väga tähtis vastuseks küsimusele kohe, aga laiendades seda, et me ju, kui me pildis ei ole, siis ei ole meid olemas tegelikult mõnes mõttes, et kui me ei ütle välja, et hei, mina olen siin, mul on selline mõte või mul on selline toode või mul on sellised ideed, siis ega need ju ei pääsegi välja. Aga meil tuleb tegelikult kogu aeg kasvõi enda keha seest tuleb mingeid asju, mis tahavad ju välja pääseda. Miks öeldakse, et sul tulevad kaela igale poole pinged, kui sa ei ütle välja neid asju, mis ja neid ideid ei lase kehast välja, eks, et tõmbad siit krampi ja välja ei lase, et samamoodi on su ettevõtlusega ja su toodete ja teenustega, et ega siis ei ole ainult see, et nüüd ma lähen lavale esinema ja selleks valmistan ette ja see on see koht, kus ma olen nähtav, vaid tegelikult saab nähtavaks hakata. See on tegelikult otsus, kas ma tahan olla nähtamatu või tahan olla nähtav. Saab hakata ikkagi kohe tänasest, on ju, vähehaaval, sest muidu sa ei jõuagi järgmiste sammudeni. Kui sa ei pane seda kaamerat sisse siin, võib-olla vahel sul ei sobi, see on okei. Või sa ei küsi küsimusi või sa ei ütle oma mõtteid välja
või sa ei tõsta koosolekul kätt või sa ei küsi, kui sa tahad tegelikult küsida ja sa ei astu neid väikseid samme, sest need väiksed sammud viivad suurte sammudeni. Ma alati soovitan oma klientidele esimese asjana hakata ennast filmima näiteks. Muidu sa ei julgegi elu sees postitada ühtegi videot ja jagada oma teenuse või toodete ideede kohta mingeid mõtteid, lugusid. Noh, elu sees, miks nagu ütled siis lihtsalt kaamera kätte, okei, nüüd ma lähen Instagrami, onju. Never ever pole seda teinud, et tegelikult selliste väikeste sammudega liikuda. No üliväiksed asjad tõesti, elementaarne nagu hambapesu on see tõesti, et sa tõstad kätt, küsid, näitad ennast, räägid endast, mitte nagu siis endast otseselt, aga sellest, mida sa mõtled ja millega sa saad teisi tegelikult aidata, onju. see on jälle see fookuse koht. Ma ei lähe nagu ennast näitama, et vaadake mind, lihtsalt vaadake, ma tegelikult mitte midagi muud teile ei anna, onju. Vaid tegelikult mul on mingi idee, mingi mõte, mingi äge kogemus, millega keegi teine saab haakuda, mingi äge teenus või toode, millest keegi teine saab abi või ilu või naudingut või mida iganes, eks. Et lihtsalt pead olema nähtav. Sul ei ole mitte mingit muud varianti. Ja see on kõige parem nähtavuse kasvataja samamoodi või see julguse kasvataja, see ettevõtlusteekond, et noh, palgatöötajana mina samamoodi, eks. Ma olin enamus ajast ikkagi kuskil tagatoas, töötasin kommunikatsiooni valdkonnas väga-väga pikalt ja, ja kirjutasin siis sõnumeid kellegi teise saavutustest, onju. Et noh, mina ei olnud neid asju ju enamus juhtudel teinud. Jah, ma korraldasin seda kommunikatsiooni seal, sündmuseid, aitasin sõnumeid seada, mõtlesin kaasa mingites asjades, aga mina ei olnud otseselt mingeid teenuseid välja töötanud või tooteid välja töötanud või mina ei puutunud ka kliendiga kokku. Ühesõnaga, mina kirjutasin tagatoas vaikselt kapiseks teiste saavutustest. Reaalselt siis, kui ma nagu välja tulin sealt. Esiteks see, et ma siis hakkasin ise kliendiga suhtlema, selle enda kliendiga, onju. Et kellele siis agentuurid, mõned ettevõtted, kellele ma siis kommunikatsiooni hakkasin tegema. Ma olin see vahetu ikkagi nagu otsene kontakt kliendiga sel juhul, onju. Ja teiseks, kui ma läbi põlesin, siis ma tõenäoliselt paljud on kuulnud seda lugu juba. Ma tulin ikkagi töölt ära, päris tükk aega olin eemal, puhkasin, avastasin ennast, arendasin ja nagu ehitasin ennast uuesti üles nii füüsiliselt kui vaimselt. Ja body balance sai minu nagu ülioluliseks kaaslaseks ehk siis kehameeletrenn. Ja ma nii väga armastasin seda, sest ma nägin, kui palju häid tulemusi see mulle tõi, et ma läksin ka seda õppima. Ilma mingisuguse tundeta või teadmisega, et ma hakkan seda juhendama. Et mis on ka hästi oluline selle ettevõtluse teema juures, et kui sul on mingi kirg, siis sa lihtsalt lähed selle järgi ja sa ei tea isegi, kuhu see sind välja viib. Mul ei olnud absoluutselt mitte mingit ettekujutust sellest, et mina hakkan treeneriks, nagu never ever pole olnud sellist asja. Ja siis, kuna see kirg viis mind sinna, et mul oli seda endal vaja, ma nägin, mis tulemusi see tõi, ma tahtsin seda jagada. Ma isegi ei teadnud, kas ma siis hakkan treenerina tööna või mitte, aga ma lihtsalt tahtsin sellest rohkem teada, ma tahtsin kuidagi viia kuskile uude kohta ennast. Ja ma tõesti hakkasingi neid trenne juhendama lõpuks, sest oli vaja ka praktikat teha selleks, et kätte saada oma paber. Viimsis baas andsin tunde iganädalaselt, aeg-ajalt asendasin ka MyFitnessis ja tegin ka oma live-trennide platvormi, nii et see oli justkui võib-olla selline esimene täiesti suur selline väljaastumine. Nüüd ma olen siin, mul on mikker küljes, mul on liibukad jalas, ma olen pea alaspidi, ma mingi ähin-puhin vahel seal, juhendan sind, noh, ühesõnaga keha ja häälega täielikult pildis olemine. Et see oli see hästi suur kasvataja. Üks asi oli see, et mul on see kommunikatsioonitaust, ehk siis ma oskan sõnumeid seada, neid olulisi asju välja võtta, jagada, eks, rääkida, ennast väljendada. Ja teine asi see, et ma kogu kehaga ja häälega olen pildis. Tohutu kombo, oluline kombo, nii see kui see kokku panna ja siit tuleb see, mis tuleb nii-öelda loomulikult, julgelt, ehedalt välja laval, mis on see minuga tugevus või see valem, mida mina kombineerin ka, kui ma klientidega töötan, et see on olnud hästi oluline osa sellest. väga põnev. Sa mainisid, et väikeste sammudega kasvõi harjutada ja tulla niimoodi välja. Ja kui ma nüüd olengi siin võib-olla alustav ettevõtja ja ma hakkan siis katsetama tegema, et mind ootab järsku ees mingi esinemine. Kuidas siis ennast ette valmistada? See on väga hea küsimus, sellepärast et me peame arvestama sellega, et esinemise ettevalmistus, üldse mis iganes asja ettevalmistus moodustub tegelikult väga suure protsendi kogu sellest asjast, eks. See, mis sa siin korraks eetris oled, noh, me ka siin tund aega, eks, või siis mõni lava 10 minutit mul seal Inglismaal ka, ma valmistasin nädal aega selleks ette, onju. Noh, kuskil mentaalselt hakkas võib-olla enne kerima juba, sest ma saatsin ju neile ära ka teema ja nii edasi. Ütleme siin mitu nädalat, aga niimoodi süstemaatiliselt, igapäevaselt, päevad läbi nädal aega. Ja siis ma olen 10 minutit laval, onju. Ehk siis hästi pikk ettevalmistus,
see säramise hetk ja siis väike analüüs, noh, selles mõttes mitte väike, vaid analüüsi osa pidi olema täpselt sama suur, et aja planeerimise mentor jagas seda alles hiljuti, kuidas see osa tegelikult on kõige olulisem ja ka siin. Et ettevalmistuses on kõige olulisem see, et saaks paika kõigepealt selle, miks sa lähed esinema. Mis su eesmärk on? Mis selle esinemise eesmärk on? Kas sa lähed inspireerima, sa lähed müüma, sa lähed mingit infot jagama, kogemust ise saama, mis iganes see on, mis on selle esinemise eesmärk? seal võib olla mitu eesmärki. teine osa on see, mis on see sinu sõnum, on ju. kõige-kõige olulisem. Või siis need paar kõige olulisemat sõnumit. No ilma milleta sa ei saa lavalt maha tulla. Selliselt ei saa. Need on kõige-kõige olulisemad. Ja lavaks nimetame kõike, eks, kus sa teed suu lahti, pead ennast esindama, esitlema, rääkima asjadest kuni siis mingi suure lavani välja, eks. Mis on need kõige olulisemad sõnumid? Kõige-kõige tähtsamad. Isegi kui sul on need 6, 7, 8, aga sul ei ole aega, siis hakkad sealt vähehaaval maha kraapima neid. See on hästi oluline töö. Eks väga raske töö neid olulisi sõnumeid ja beebikesi siit niimoodi üle ääre maha lükata. Aga sul on vaja teha seda selleks, et sinna ajaraami mahtuda. Et sa valid välja need kõige tähtsamad. No ma pean lihtsalt selle teema, mul on teemaks, mul siin kliendil oli teemaks, eks, naiste hormonaalne tasakaal. Ma lihtsalt pean neile ütlema need 3 asja, noh. Kuigi mul on nagu need asjad ka veel, aga no vaata, need on praegu need kõige olulisemad, millega ma tahan nagu kõnetada selle teema raames. Ja siis on see, milliste lugudega ja näidetega sa saad seda illustreerida. Siis meil ei jää info niisama meelde ja me ei räägi mitte ühtegi endaga seotud osa selles, et miks see sulle oluline üldse on. Ma käisin just gümnaasiumis noori juhendamas, kes hakkavad oma uurimustööd kaitsma ja nagu kõigi puhul kogu aeg tõin selle, miks sa selle teema valisid või miks see sulle korda läheb, miks sa tahtsid selle nagu sellise praktilise uurimustöö teha, et kuidas komposti kasti teha, miks? Me jõuame selle miksini sealt lõpuks, et kuule, tead, ja muidu meil seal vedelevad metsloomad tulevad, me elame metsa ääres. No okei, marutood võib tulla, okei, no miks, aga nagu, mis see marutood on, miks sellega seos on? Ja meil eelmine koer oli vaktsineerimata ja tuligi rebane, tuli, vau, nagu, et noh, me saame nii aru sellest, miks see sind puudutab, on ju. See ei pea olema pikk heietus või mingisugune selles mõttes, et sa räägid terve aja ainult sellest, aga see on mingi oluline osa sellest. Et sul on see mingi oma lugu või mingi oma kogemus, mida sinna juurde panna. Ülioluline. Ja loomulikult harjutamine, filmimine, väga soovitan. Üldse selle enda keha ja hääle ja visuaaliga tuttavaks saamine ja veel kord harjutamine. Head mõtted. Meil on mõningad küsimused ka vahepeal tulnud. Ma püüan neid loogilises järjekorras sulle esitada. Mida arvestada erinevate kuulajaskondade puhul oma esitlust üles seades? No peabki arvestama, kellega sa rääkima lähed, on ju. Et kui ma lähen kooli noortega rääkima, siis ma toon neile ikkagi kohaseid näiteid, mis neid puudutavad. Ei räägi väga keeruliselt, ei räägi sellest oma mingitest, jah, ma toon ka mõningaid võib-olla töökogemusi vahele, aga kui nad nagu resoneeruvad sellega, sobituvad sinna sellesse teemasse. Et ikkagi see, kellega sa räägid, jällegi, mis see eesmärk on ju. Et kas mida sa lähed nendega rääkima, mida sa lähed nendega tegema ja neid näiteid ikkagi tuua siis selliseid, mis puudutavad, on ju. Et just siin vestlesime, et kui sa teed esmaabikoolitust ja sul on seal ruumis on sul nagu äärmusest äärmusesse, eks on võib-olla saekaatrimehed ja samal ajal on siin mingid õpetajad ja kes iganes, need on nii erinevad tegelikult, on ju. Ülihea oleks, kui sa saaksid ikkagi neile kuidagi eraldi neid asju teha ja kuidagi neid näiteid ja asju sealjuures, noh nagu teil, eks, et mul siin ka see näide. Aga kui nad on seal ruumis koos, siis noh, kuidagi tuleb natukene anda midagi sellist, mis kõiki puudutab. Kas siin võiks kasutada ka seda versiooni, et ma mingi lausega puudutan ühte sorti inimesi ja teise lausega teist sorti inimesi? No tõenäoliselt, kui sa tead, kes su publik on ikkagi, siis sa saad seda teha. Kui sa tihtipeale on see, et sa tegelikult ju ei tea. Mina ka täna ei tea, kes siin täpselt ikkagi on, millega, kes tegeleb, aga ma püüan läbi selle, et ma püüan siis samastuda selle olukorraga või me räägime nendest hetkedest, kui mina alles alustasin või kus ma praegu olen, kes siin on edasi jõudnud. Noh, mingid kohad me ikkagi leiame siit omavahel ülesse, mis haakuvad, aga päris nii, et jah, et nüüd mul on nagu 6 eriala esindajad saalis, siis ma loetlen nad kõik ette. Noh, nii oleks selle ilmselt keeruline teha, aga mõningaid näiteid võib-olla tõesti.
ja enda elust, eks, alati mingi asi suhestub, noh, me oleme kõik esmaabi teemaga võib-olla kokku puutunud või ka need noored, kes tegid seda kompostikasti, ütlesid tegelikult, et no kõige olulisem asi, mis me õppisime, minu küsimus oli, kas mida sa õppisid sealt siis enda kohta või selle teema kohta või räägi midagi, võta kuidagi kokku see. No me õppisime, et ohutusnõuded on üliolulised, sest noh, me saime ikka siia mingeid arme ja sinna mingeid marrastusi, et selles mõttes nagu väga huvitavaid asju tuleb välja, kui sa ikkagi nagu küsid õigeid küsimusi ka enda käest või püüad siis nagu vastata juba natukene ennetavalt nendele küsimustele, mis võivad tekkida. hästi hea kommunikatsiooninipp samamoodi. Mhm. Kuidas püsida esinedes ette nähtud ajaraamides? Näiteks ongi, meil on täna siin tund aega. Kuidas püsida nüüd selles ajaraamis? No oluline on muidugi, et oleks kell. See on juba see hetk, kui sa oled seal. Aga jällegi me läheme siia ettevalmistusprotsessi juurde tagasi, onju. Et tegelikult sul on oluline ikkagi teada, mitu sõnumit sul mahub sinna ajakavasse ja selleks on vaja ikkagi harjutada. Selleks on vaja läbi rääkida need asjad. Mitte nii, et sa õpid sõna-sõnalt pähe, vaid lihtsalt, et sa räägidki enda jaoks võib-olla läbi, kasvõi põgusalt, vaatad, kui kaua mingi asi aega võtab. Kui sul on mingid kindlad lood juba, mida sa saad kasutada erinevatel esinemistel, sul saab olla selline nagu storybook ehk siis sa paned endale kirja kuskile notes idesse või kuhugi, et oo, mul oli selline näide või noh, minul kunagi näiteks noortega rääkisin igast huvitavaid näiteid, kuidas ma olen tunnistust võltsinud ja kuidas ma olen kivekotti ladunud neile, kes mind kiusasid ja ühesõnaga nagu noh, et mingid lood, mida ma olen nagu kogenud ja ma tean, et näiteks noorte puhul ma kasutan neid lugusid, onju. Ma panen mingid märksõnad, panen kirja. Kui ma tean, et kui kaua see lugu aega võtab, siis ma oskan seda ka ajaliselt planeerida. Aga eelkõige loomulikult, kui ma teen juba enda jaoks esitluse valmis, enam-vähem arvan, et see on see, siis ma mängin ta läbi, päriselt mängin läbi, räägin läbi, võtan aega, ülioluline, sest ega see laval hakkab ju see olukord natukene ikkagi erinema sellest, mis sul kodus on. Et tuleb sisse esinemisnärv, võib-olla oled sa millestki seal häiritud, hingad võib-olla natuke rohkem, võib-olla natuke vähem, ei tea, eks tihtipeale inimesed hingavad vähem, aga samal ajal kui noh, mõte kinni kiilub, siis sa teed ikka pikemaid hingamispause. Nii et sa tegelikult pead mängima selle ajaraamiga, nii et sa kodus ikkagi harjutad ja tead, kui kaua see aega võtab. Et kui sul on kell, siis minu kellanipp on see, et ma keeran kella niipidi, et mul oleks see silt seespool ehk et ma ei vaata niimoodi kella, onju, vaid mul on noh, kui ma nagu ruumi ees olen, siis ma isegi korraks pilgu alla viin, siis ma näen seda kella. kõige ideaalsem oleks see, et sul on ikkagi esineja kell, et sa näed, mis see kell siin on. kell on praegu nii palju ja siis sa tead, palju sul on veel jäänud ja mida sa pead siis maha võtma. kui sul on paigas algus ja lõpp ja sa näed, et vaata, vot seda asja nüüd enam tegelikult ei mahuta, siis ei mahutagi või võtad selle hästi põgusalt ja lähed oma lõpu juurde, sest siis sa tead, et sa püsid ajaraamis. Selle sõnumite ettevalmistuse juures on kindlasti see kõlav algus ja kõlav lõpp hästi olulised. See on see turvavöö või see turvaraamistik, onju. Hakkasin siit hakkasin pihta. Läks vahepeal käest ära, oi my god, kell on nii palju, onju. Ja tegelikult on veel selline mõte, aga juba hakkan kokku võtma. Ehk et midagi jääb sealt siis ära. Ja kui sa tood isiklikke lugusid näidetena sisse, siis sa saad nendega hakata mängima. Vot seda lugu ma ei räägi. Seda näidet ma praegu sellisel kujul ei too. Hakkan liikuma lõpu juurde. Kui sul on tihedalt kõik täis, ma Inglismaal samamoodi, üks tore naisterahvas oli laval 20 minutit, kuigi meil oli kõigil 10 minutit. Ja siis täitsa huviga jälgisin, kuidas siis teda sealt lavalt püütakse maha saada ja tegelikult ega ei saadudki, sellepärast et info läks järjest huvitavamaks ja see põhipoint hakkas alles lõpus välja tulema, nii et mitte keegi ei tahtnud olla see halb inimene, kes ta sealt lavalt maha võtab. Ja talle näidati küll silti, et näed, 8 minutit on täis, onju. Me näidati, et 8 minutit on täis, see tähendab 2 minutit on jäänud, et noh, hakkad vaikselt kokku võtma, onju. 8 minutit siitpoolt näidati ja sealtpoolt näidati, siis moderaator tuli, võttis sildi ja näitas ja noh, me seal publikus ju tegelikult nägime seda kõike, onju. Mul oli ülimalt põnev seda vaadata, sest minu armas mentor ja juhendaja, koolitaja Erik, et meid on sama asja rääkinud, et tegelikult, et ajaraam on nii oluline ja eks sa siis vaata, kuidas inimesed sealt lavalt maha saab, ta on reaalselt pidanud minema kellelegi järgi lavale, noh, see ei ole ka eriti nagu tore ja siis see veel nagu pööras ringi, läks tagasi lavale edasi rääkima. noh, keegi ei taha sellist asja tegelikult näha, onju. Ehk siis pane paika enda sõnumid, algus, lõpp, jälgi seda ajakava, harjuta, sa ei saa minna, vahet pole, tuleb, kuidas tuleb, onju. sa pead teadma, mis su ajaraam on. kui sul on 10 minutit, siis sul on 10 minutit. That's it. Just. See küsimus on nüüd võib-olla natuke keerukas, aga ma püüan selle edasi anda sulle. Kuidas ennast väljendada nii, et ei tekiks võimalikest sõnastuse tõlgendamisest tekkivaid möödarääkimisi? Võimalikult lihtsalt.
nii nagu räägiksid 10-aastastega. See on tegelikult üleüldine soovitus ükskõik millisele esinemisele või esitlusele või kuhu iganes. mitte, et sa peaksid oma publikut siis rumalaks või mis iganes, ega siis need 10-aastased ka rumalad ei ole, vaid lihtsalt ja selgelt ja ausalt. vahel me hakkame keerutama siis vaata, kui me ei taha otse välja öelda. Kui me ei taha otse välja öelda, kuidas need asjad on, või siis me hakkame panema mingeid sõnu sinna vahele. mina kasutan ka vahel sõna nii-öelda. ma arvan, et väga paljud kasutavad seda sõna kuidagi, teate isegi nagu need parasiitsõnad on, mulle tundub nagu trendikad, mis on parasjagu moes, siis kõik kasutavad neid ja siis läheb jälle järgmise juurde. ehk siis, kui sa ei taha otse välja öelda julgelt, selgelt, arusaadavalt, lihtsalt, vabalt, siis sa hakkad keerutama, siis su sõnad lähevad keeruliseks. püüa võimalikult selgelt ja otse öelda. ma arvan, oleks see soovitus siin. ma ei tea konkreetset situatsiooni, aga mida selgemalt ja lihtsamalt sa ennast väljendad, seda rohkemad saavad sellest aru. Mhm. Kui mul tulebki nüüd esinemine, kuidas siis üldse kõnet publiku ees alustada, et kas tere kõigile, mul on hea meel siin olla või äkki saaks midagi kuidagi paremini alustada? Sõltub esinemisest, jälle ma ütlen. mulle meeldib minna kohe nagu liikuma, aga see sõltub jälle sellest publikust. kui ma läksin noorte ette, eks sõltub publikust ja sõltub sellest, mida sa teed. kui ma läksin noorte ette neile sellist praktilist esinemistöötuba läbi viima, et nad saaksid ka siis tulla lavale ja juba praktiseerida, kuidas see uurimustöö kaitsmine siis käib, siis loomulikult ma alustasin nendega, tere, nii tore on teid jälle näha, seepärast ma käin seal mitu reedet järjest, onju. ja ikka selles mõttes ikkagi kohe teema juurde, onju, et noh, kui palju teil on meeles eelmisest korrast siis see või mis teil on meeles näiteks eelmisest korrast, kohe mingi avaküsimus sinna juurde, onju. samal ajal, kui ma läksin lavale Inglismaale inspiratsioonikõnet tegema, ma läksin kohe oma lugu rääkima. et ma mäletan seda päeva 10 aastat tagasi kontoris, kui ma istusin koosolekusaalis ja ma ei kuulanud, millest seal räägiti, aga sest ma mõtlesin samal ajal kogu aeg sellele, mida mu sõbranna oli eelmisel päeval öelnud. ta oli mulle öelnud, et ma olen nii kriitiliseks muutunud. ja see oli ainus asi, mida ta märkas, mida keegi märkas. keegi ei näinud tegelikult, et mul oli halb olla, et mu keha valutas, et ma olin tegelikult depressioonis üle töötanud ja täielikult läbi põlenud. aga sel päeval tegin ma otsuse, et ma ei taha enam niimoodi jätkata, sest ma märkasin, et see olukord on läinud täiesti ülekäte. väike lühike osa sellest, aga see oli see, millega kohe siis nii-öelda see avakõne seal algas. ma märkasin, et sa kasutasid oma jutus mõttepause, mõttekohti. üks asi on seda, et seda jutu sees teha, aga minu küsimus võib-olla on see, et kui ma olen loo ära rääkinud, näen, et okei, mul on nüüd vähe aega, ma pean mõtlema, mis asjad ma oma tekstist välja viskan. kuidas nagu sellesse mõttekohta nii-öelda suhtuda? võib-olla publik mõtleb midagi minust, et ma nii kaua mõtlen või kuidas ma peaks selle vahe nüüd korra täitma? et kui me hakkame täitma, me täidame ka hingamispause, siis tulevad need ööd, ääd, eks, millest inimesed tulevad, ütlevad, ma tahan nendest lahti saada, palun tee minuga midagi, ma tahan nendest lahti saada. aga siis ma tõstan selle kohe kõrvale, see ei ole üldse see, millega me tegelema hakkame. me hakkame tegelema sellega, et sul on mugav ja hea rääkida, et sa tead, millest sa räägid ja et sa hingad. sest me täidame tegelikult neid hingamiskohti sellega, me arvame, et see kõik peab olema täis. et siin ei tohi olla ühtegi pausi vahel, sest oh my god, siis on ju kuidagi ebamugav või? aga me tahame kõik hingata, noh. kui ma siin järjest räägin, ühtegi pausi ei pea, siis mõtled, oh my god, oh, ma tahan hingata nagu. või ma ei saanud üldse aru mitte midagi, mis ta rääkis, sellepärast et seda on nii palju lihtsalt. kuni 10 sekki on jumala okei vait olla, päriselt. Ma olen selle nagu läbi proovinud ja ma teen seda ka oma klientidega, kui ma saan nendega füüsiliselt kokku, kui mul on mingid grupikoolitused ja noortele tegin ka just seda. lihtsalt oled vait 10 sekundit. ja mõtled rahulikult. hingad. see 10 sekundit tundub nagu tund aega. aga tegelikult isegi see mõned sekundid hingamist, seda on selleks vaja, et see saaks töötada siin. sul on keha vaja selleks, et see saaks töötada, see ei ole eraldiseisev siin suuga, sa ei lähe ainult lavale, sa lähed kogu kehaga lavale. su keha töötab sinu kasuks, kasuta seda. ehk siis hingad rahulikult, võtad selle mõttepausi. sul on vaja neid sõnu seada, kui sa ei ole neid jupikaupa pähe õppinud, eks,
natukene selline ohtlik asi ja siis sa ei hinga üldse, siis kaovad need sõnad ikkagi ka sealt vahelt ära, sest noh, ühendus kaob ära, onju. Ja siis sul on ikkagi meelest läinud need asjad. Ehk siis sa võid need sõnu ümber seada, hinga vahepeal. Kui lause läheb kuidagi, hakkab ühest otsast minema ühtemoodi ja sa mõtled, et ei tea, kuidas lõpetada, et üldse ei klapi. Võta see paus ja ütle uuesti see lause. Tavalises vestluses meil läheb samamoodi sõnad vahel sassi. Kas sellest nüüd on midagi, kui ma korrigeerin ennast? Jah, tahame jube perfektselt teha, aga see paneb meile jälle selle pinge peale, onju. Hea ettevalmistus, hea harjutamine, hingamine, keha kaasavõtmine, need annavad sulle selle nii-öelda perfektsuse või selle, et sa õnnestud. Aga seal võib ka olla neid ootamatuid olukordi, nendega tuleb õppida toime tulema. Ma arvan, et see on kõige olulisem. Siia sobib hästi üks küsimus, et kuidas võiks avalikul esinemisel oma jutuvoogu kontrollida, kui närvis olles kiputakse liiga palju ja liiga kiiresti rääkima? Seda tõesti juhtub, tahaks hästi kiiresti ära teha, et siis nagu lihtsalt ära minna, mul on juba kõik, onju. Et noh, saaks juba läbi see, aga tegelikult kuule, sa lähed mingit ägedat asja jagama, onju. Sul on mingi äge mõte, sul on mingi enda teenus või toode, millest sa tohutus vaimustuses tegelikult oled. Ja sa ei võta seda aega, et lihtsalt jagada ja lihtsalt rääkida päriselt ja kuidagi nagu olla kohal selles kogemuses. Ehk siis aeglusta on ikkagi see, et hingad ja vahel me räägime ka liiga kiiresti, sest me oleme kehvasti ette valmistanud. Me tahame kõik selle ära rääkida. Me oleme pannud 55 slaidi kokku, siit, sealt, see on ju, vana slaid läheb edasi, on ju. Ja siis see tuleb lihtsalt nii ruttu ära rääkida, sest mul on see kõik see slaidil kirjas ja ma pean selle hästi ruttu ära rääkima, sest mul on ainult on ju. Ja siis tegelikult ma ei anna neile mitte midagi, sest neile ei jää mitte midagi meelde. Siin oli üks hea näide, et lähed biohäkkimise konverentsile ja siis sulle antakse nagu mingi 30 nippi, kuidas nagu teha midagi ja siis sul on mingi oot, sulle meelde jääb tõenäoliselt võib-olla 5. Noh, tule anna mulle 5. Kui lihtne see on? Või anna mulle 3 kõige paremat mõtet või 3 kõige paremat sõnumit, mis sinu ideel on või sinu tootel on või teenusel on või mis su elus muutub siis, kui sa seda kasutad, et ülilihtne. Et ära pane liiga palju infot ja loomulikult valmista ette, on see ikkagi sõnum siin. Hinga ka. Kuidas saada üle sellest, kui esinemisel tekib ärevus, nii-öelda kas esinemise eel kohe või esinemise ajal ja su tähelepanu esinemise juures siis kas kaob ära, pea läheb tühjaks, hääl või keha hakkab pärisema, et mida siis teha? Esiteks tuleb aktsepteerida, et esinemise ärevus on hästi normaalne osa tegelikult sellest protsessist, et see on see energia, mis meie kehasse voolab. Me oleme seda teinud ja kipume seda nagu halvaks tegema. Et siin on 2 valikut, eks. Üks on see, et kas mul läheb halvasti või mul läheb hästi. Esimene närv on see, et mul läheb täiega pekki. Esinemise elevus on see, et tegelikult on jumala põnev, mul on jumala äge sõnum, ma tahan tegelikult minna seda jagama, onju. Ja mul läheb hästi, onju. Keha võib ikkagi reageerida ja reageeribki samamoodi. Öeldakse, et see on üks ja sama. Ärevus ja elevus, sarnane emotsioon tegelikult või kehareaktsioon. Nüüd see, et mis nii-öelda sinu tulemus sinu arvates on. Ja seda energiat on sul vaja selleks, et see kannaks, eks. Minul on esinemise ärevusest saanud esinemise elevus, aga see nagu emotsioon või see tunne kehas on samasugune mõnes mõttes, sellepärast et see energia lihtsalt voolab peale ja sul on vaja seda energiat, et sinna nagu lõpuni kanda, et need inimesed kuulaksid sind, et see oleks nagu kaasahaarav, kutsuv. Nüüd, kui sul kuskilt päriseb, alguses sa ei oska seda kasutada võib-olla liiga hästi enda toetamiseks, siis las ta väriseb. Hingad ja viid fookuse sellele, mida sa sinna tegema läksid. Tuleb jälle mõte pähe, issand, oh my god, ma olin närvis, kohe fookus tagasi. Issand, mis nad must arvavad, kohe fookus tagasi mu sõnumile. Appi ma oleks pidanud teised riided panema tagasi fookus sõnumile, neid mõtteid tuleb hästi palju. Äkki ma peaks hoopis nüüd juba ära lõpetama fookus tagasi, noh, võib-olla peadki, aga lihtsalt fookuse hoidmine. Ehk need on 2 asja, hirm ja fookus on sul kõrvuti. Nüüd, kuhu sa hakkad andma seda lisaenergiat, jah? Fookus, hirm läheb natuke kõrvale. Aga selleks peab sul olema jällegi väga hästi ette valmistatud. Sul peab olema seal mingi isiklik touch, sa tahad seda rääkida. Just seesama klient, kes käis konverentsi laval, ta tahtis rääkida oma lugu, ta töötab juveeliäris, tal on väga pikk kogemus, 20 aastat, ta on saanud parimate poodide tiitleid, parim käibe, parim klienditeenindus, mis iganes, ta tahtis saada seda, ta nagu pingutas selle nimel ja ta läks jagama oma lugu, ta alustas sellega, me panime paika koos need sõnumid, me otsisime need lood välja,
kuidas ta lapsena sõitis Tartusse tädi juurde. Jah, seal sai ka maasikamoodiga jäätist süüa, aga sel ajal siis, kui ema ja tädi jäid kööki jutustama, hiilis tema siis tädi magamistuppa, kus ootas teda mingi selline jõhker ehtelaegas. Et kui sa tegid selle lahti, siis see oli sinise sametiga kaetud ja see oli täiesti täis igasuguseid kalliskive ja briljante nagu nendes Sultani multifilmides, eks. Ja talle väga meeldis mängida selle ehtega, mis oli selline smaragd, selline tilgakujuline, ta pani seda tavaliselt pähe, et siis sellest multikatest inspireerituna, et see oli see lugu, millega ta nagu alustas, see nii väga, tal läks järjest iga kohtumisega läks järjest rohkem põnev üle, sellepärast et tal oli nii põnev seda minna jagama. Ja siis seal loomulikult tulid need asjad, et noh, et leia oma valdkond, see oli kõige tähtsam, kuna ta oli sattunud õigesse valdkonda, siis see on kõige tähtsam selleks, et sa õnnestuksid, on ju, ka oma müügis ja kõiges. Ja sealt edasi need nipid, mida ta poes on kogenud ja nii edasi. Ehk siis noh, et see ettevalmistus või see asi, noh, ma nimetan ka seda kõnet tooteks tegelikult, et sa teed selle nagu võimalikult põnevaks ka iseendale. Siis on seda väga lihtne minna jagama. Ja see esinemisnärv, ta võib seal olla, eks see on okei, aga noh, see fookus on lihtsalt nii heal asjal, sa tahad seda päriselt edasi anda. Isegi kui sa ei ole konverentsi lava, sa tuled Zoomi, sa lähed, teed mõne story võib-olla, mis iganes see on, et sul on seal mingi äge sõnum ja see kannab sind. Isegi kui sa oled natuke närvis ja värised, las ta väriseb, las seda välja, hinga. Trenn aitab, hingamine aitab, mida ma teen enne lava on kindlasti see, et ma raputan, hüppan. Hästi läbiproovitud tehnika, mind on aidanud, kui ma olen olnud närvis, siis ma olen ennast nagu tühjaks raputanud, eks. See närv maha, sest noh, kehal on nii palju tuleb peale lihtsalt. sa raputad selle maha, aga see hea energia jääb kehasse sisse, sihuke mõnus surin. Et see on nipp number 1, mida ma teen, saad teha ka väikses vetsuboksis, ei pea suurt saali endale rentima, lihtsalt raputad ja siis lähed, et sa kehaliselt oled valmis. Kui sa keha kõrvale jätad, siis ta hakkab mingeid oma asju tegema, täiesti oma asju, random asju ja rikub selle pea osa siis ära, onju. Esinemine on pea ja keha koos. kui ma nüüd lähengi esinema, mul on närv sees, siis kuidas sina suhtud sellele, et seda justkui haavatavust välja näidata? mina olen kuulnud 2 versiooni. Ma olen kuulnud, et kui sa ütled välja, et ma olen närvis, siis su ärevus nii-öelda muutub väiksemaks ja sa saad edasi minna. Samas ma olen kuulnud, et sa ei tohiks laval välja näidata või öelda, et sa oled närvis. Mida sa mõtled? Mis meie kuulajad mõtlevad? Et kuidas see seltskond jaguneb siin, kes on poolt, et võiks öelda, et ma olen närvis ja kes on, arvab, et seda ei peaks ütlema? Mina isegi olen ühe korra öelnud sellisel väiksemal asjal ja mul tõesti läks see nii-öelda ärevus läks väiksemaks. ei peaks. Anna ütleb, et ei peaks. Kas keegi on nõus, et peaks? mille osad vaatavad ka Facebookis, sinna jõuab muidugi väikse viibega see küsimus. Väljend läks kergemaks. Epp ütleb, et ei peaks. Erika ütleb, ma arvan, et võib küll, kõik on inimesed, nii et meil on ilusti pooleks praegu. Meil on pooleks ja eks selles mõttes, et igaüks otsustab seda ise, mida minule on mõnes mõttes õpetatud ja selgitatud ja mida mina ka hea meelega tegelikult edasi annan ja pooldan, on see, et ma lähen sinna oma sõnumit jagama. Ja minu esinemisnärv on minu teema, minu probleem, minu asi, mida maandada. See ei ole see, mida ma lähen neile ju rääkima. Kui see on mingi väike grupiring, sul on mingi naiste ring, no ühesõnaga, kohad on erinevad, eks. Aga sa viid fookused täiesti valesse kohta. Sinu fookus on ju sellel, et sa annaksid neile edasi selle sõnumi, mida nad tulid kuulama. Ja nüüd sa justkui natuke ostad krediiti, et noh, ma võin siin ebaõnnestuda ja mu jalg võib väriseda ja siis noh, tundke mulle hästi kaasa või nagu noh, et ma olen noh, selles mõttes ühesõnaga sa justkui ostad mõnes mõttes mingisugust tähelepanu, kuigi tegelikult tähelepanu peaks olema sellele, mida sa läksid neile ütlema. Ja sinu asi on maandada see esinemisnärvi. Osata neid tehnikaid, teada, kuidas seda teha, panna ennast ebamugavatesse olukordadesse, et see jääks järjest väiksemaks ja ühesõnaga mina arvan, et sina ise otsustad ja kus see sobib ja kus ei sobi, aga mina arvan, et see ei ole teema. Täpselt samamoodi nagu minu juhendaja Erik Edmits on seda öelnud, et sa lähed siis ikkagi justkui rääkima millestki, mis ei olnud tänane teema.
sinu haavatavus peaks tulema välja sinu sellest lugudest, nendest teemadest, sellest, kuidas sa tahad selle publikuga kontakti luua läbi selle sõnumi, mida sa läksid sinna jagama. kui sa lähed rääkima esimesest närvist, fine, võid täiega alustada sellest. Ma olen täiega närvis praegu, aga teate, miks või? Seepärast, et see on täiesti loomulik osa. Ühesõnaga, kui see kõne on sellest, ideaalne. Aga me ei tulnud seda kuulama tegelikult. Me tahame teada sinust, me tahame teada sellest, mida sa mõtled, mis on see teema, kuidas see meiega haakub, milliseid isiklikke näiteid sa tood, kas ma saan suhestuda ja nii edasi, jah. Vahel see on okei, aga ma ise arvan, et see on tähelepanu viimine ära sellelt ja fookuse äraviimine sellelt ja mõnes mõttes justkui välja vabandamine. Et ma ise ei viitsinud tegeleda selle esimese närviga, ma ei ole ise piisavalt nagu üles astunud ja harjutanud ja proovi esinemisi teinud, mida iganes. Ja nüüd ma tulen siia ja nagu sorry või noh, see, et kuulge, sorry, te täna ei saa seda, mida te tahtsite, sest ma tahan rääkida teile hoopis teisest asjast. Ma tahan rääkida isiklikust tundest praegu. Et mul on nagu kehva olla. Ja nüüd, jah, nüüd tunneme siin kõik mulle kaasa, elame kaasa. Peaasi, et sa peaksid lõpuni vastu, on ja publik on ka sinu pärast siis ärevil. Sinu ülesanne on see kõrvale mõnes mõttes jätta või lasta tal nagu väheneda ja minna oma fookusega edasi. Anda publikule võimalikult hea ja turvaline. Kuule, kui piloot tõmbab lennuki üles ja ta ütleb sulle, ma olen nii närvis, ma teen täna nagu mingit esimest või teist lendu alles. Kui mõnus sõit sul on seal lennukis? Ehk siis ta võib olla väga hea juba, sest ta on väga palju proovis ja see on okei, kui ta on natuke närvis. Aga miks ta sulle selle terveks teeks kaasa annab? Kas sa saad lõõgastuda ja päriselt siis nautida seda, kuulata, nagu vaadata? Ehk et jah, ise otsustad. Aga minu soovitus on, et hoia fookust sellele, mida sa rääkima läksid, tee väga kõlav algus, väga mõnus lõpp ja see on suurepärane õnnestumine. sa oled täna nii palju häid mõtteid siin kaasa andnud meile, aga ma tahaks ühte teemat veel puudutada. ma tean, et sul on tulemas üks mentorlusprogramm ettevõtjatele. kas sa oled valmis selle kohta ka jagama meile infot? Ja ikka, selles mõttes, et mis on olnud see põhiteema enamus klientidel, kes mul on olnud see, et ühtepidi jah, on see kehateema, eks, et inimesed on ärevil, ei ole neid kogemusi olnud piisavalt, on mingi ebameeldiv kogemus all, ei ole saanud oma keha osas piisavalt kontakti, ka see teema. Ma tunnen ennast enda kehas hästi, ei ole mul probleem seda ka välja panna, näidata, olla siis kogu kehaga kogemuses kaasas, aga teine osa on see, et ei osata ja ei teata, kuidas täpselt oma sõnumeid vormistada ja see on okei. Sest me ei saagi olla nagu eksperdid absoluutselt kõikides valdkondades, et siin on erineva ala eksperte. Mina ei tee endale ise raamatupidamist, sellepärast et ma ei tea sellest mitte midagi. Mul on selleks ekspert, eks. Ja samamoodi on, kui sul on ikkagi esinemine ees või sa tunned, et sa tahad, et selles on vaja paremaks saada. Kui sa tegelikult tead, et sa pead müüma, iga su kõne, iga su kontakt, iga su video, mis iganes, on tegelikult see, et sa pead müüma ikkagi. Ja sa tahad inspireerida inimesi, sa tahad neid kaasata, võib-olla on sul kolleegid, kellele mingid ideed müüa, see ei peagi olema toode või teenus, on ju. Ja kui sul on vaja veel minna ka suuremale lavale, siis tegelikult on oluline selleks ka ette valmistada. Ja mis mina saan omalt poolt pakkuda, olen pakkunud, on ka see toimiv valem ehk siis kuidas seda esinemist täpselt ikka struktureerida. Kuidas seda ette valmistada, kuidas need sõnumid sinna valida, mis ei ole praegu oluline, mis on oluline vaadata, et see ajaraami klapiks ja siis sealjuures, eks, et mis on need illustreerivad lood ja kuidas neid lugusid üldse rääkida. Inimesed ei oskagi neid lugusid tihtipeale rääkida. Ah, tegin seda, käisin seal, oli see, noh, kes neid ikka kuulda tahab, onju. Üks klient ütles mulle, et maailm on infot täis. Miks peaks keegi nagu tahtma minu lugu kuulda? Nimelt infot. Kõik koht on infot täis. Aga seda sinu kogemust või mingit know-how'd või midagi, mida sina oled kogenud või see, et kui ma rääkisin sulle seda lapsepõlve lugu või seda, kuidas ma nagu tööl tundsin, et ma olen läbi põlenud ja mitte keegi isegi ei märka seda, kaasa arvatud mina. Noh, sul tekib kohe mingisugune samastumismoment või mingi koht, millega nagu resoneerida, on ju. Ja sealjuures, kui ma annan sulle nüüd infot, kas sa tahad teada, mis on 5 läbipõlemist ennetavat nippi, siis ma saan sulle neid jagada, sellepärast et mul on justkui nagu mingi krediit ees, on ju. Et mul on mingi usaldusväärsus, et miks ma sellel teemal üldse räägin ja miks see mulle korda läheb ja kust see tulnud on ja miks ma seda kompostikasti tahtsin ehitada, kui ma seda uurimustööd tegin, eks selle noore puhul on ju. Sest mu rebane oli mu koera maha murdnud ja ma tõesti ei tahtnud enam, et seda juhtuks, et ta meie hoovile tuleks, on ju. Et noh, et selles mõttes ikkagi ja mentorprogramm on tõesti alustamas siin mais 2 kuu jooksul 6 kohtumises, 1-1 kohtumises.
vaatame kõigepealt otsa sellele, mis on su eesmärk, mida sa tegelikult vajad, kas sul on mingi konkreetne esinemine, on sul mitu esinemist kogu aeg, iga päev või sa üldse ei julge seda teha, onju. ehk siis ülioluline ettevõtjana on ikkagi ju nähtaval olla ja rääkida. Kes see teine räägib su teenustest ja toodetest nii hästi kui sina? Mitte keegi teine. Ja kui sina ei räägi, siis ei räägi nendest mitte keegi. Ja siis sa ei müü ka ja sa ei tekita endale sissetulekut, sa ei jõua oma elus sinna, sa ei saa seda vabadust, mida sa juba ihkad või seda uut kohta, teistsuguseid kogemusi, noh, ei saa, onju. ehk et siis ettevõtjana on eriti oluline see, et sa oskad oma sõnumitega välja paista. Ja ma näen küll selliste üks-ühe tööd justkui sellist isiklikku kiirteena, et sa muutud enesekindlaks, sa muutud mõjusaks, sa tead, kuidas oma loomulikkust esile tuua. minu jaoks on loomulikkus hästi oluline ja pigem selline minu eesmärk ongi tuua sinus välja see loomulik olek ja julgus. Ja minu kommunikatsioonitaust, treeneri taust ja see, mida ma olen siis teinud kõnelejana ja koolitajana, on hästi tugev kombo, mis mind selles toetab. ehk siis 6 korda kohtume, me vaatame otsa kõikidele olulistele teemadele, väljakutsetele, leiame selle sinu isikliku stiili, sinu isikliku kõnelemisviisi, kuidas neid sõnumeid seada, kuidas lugusid rääkida, kuidas sellest kehast nii-öelda võtta maksimum, justkui see kaasa võtta, esinemisnärvi maandada, harjutada. Ja ma võtan sinna mentorlusprogrammi vastu 5 inimest ja ma tahaks väga, kui ka klient nõus on, et need 5 inimest siis omavahel lõpuks ka kohtuksid, et nad saaksid Zoomis üksteisele esineda, et sellise proovesinemise mõttes ja ka füüsiliselt. et tekiks selline võimalus ka päriselt praktiseerida, sest ma olen väga kehausku. keha peab saama kaasatud ja see peab olema päris kogemus. teooriat meil on palju, infot meil on palju, sa võid Youtube'ist mida iganes lahti võtta, kõik on olemas. kuidas olla parem esineja? võta Youtube lahti. aga miks sa ei ole? mingitel erinevatel põhjustel, onju. üks on see, et sul ei ole seda keskkonda, sul ei ole seda tagasisidet, sul ei ole seda juhendajat ja sul ei ole olnud neid võimalusi. kui tihti on olnud sul selline olukord, et võimalus tekib siis, kui sa tegelikult oled otsustanud või sa oled midagi hakanud tegema? siis on äkki, et issand, ma otsustasin minna sinna ja siis nad saatsidki mulle selle pakkumise või issand, ma otsustasin selle osta, näiteks videokaamera. ja siis keegi tuli ja ütles mulle, kuule, ma tahaksin videot, kas sa saaksid mulle teha? kas sul on olnud mõnikord selline olukord? on. eile oli ka üks nii-öelda, võib see nimetada selliseks olukorraks, et jah. no neid ikka tekib, ütleme nii, et kui sul on kindlalt, sa pead olema inimeste ees, sul ongi sellised ülesanded, siis see on üks asi. saame juba kindlalt minema hakata, eks. kui sa veel ei tea täpselt, kus sa siis esined. üks klient ütles mulle siin ka, et no mind ei ole ühtegi lava ees ootamas. aga noh, ma tahan selles mõttes saada paremaks, ehk siis nagu juba olla valmis selleks, et need lavad üldse saaksid tekkida, et ma üldse hakkan liikuma selle poole, sest kui ma ei hakka liikuma, siis nagu ei tule seda lava, onju. ma lihtsalt ei ole valmis selleks. ja vahel on meil see, et me ei kujuta ette, et me oleme seal teises kohas. praegu ma olen siin, 29. aprill, Kristina see, onju. no ei näe ennast 5 aasta taha, ei näe. aga need väiksed sammud hakkavad järjest rohkem näitama, kuhu ma siis selle ajaga liigun, onju. või kasvõi poole aasta kontekstis või 2 kuu pärast. kus sa tahad olla tegelikult 2 kuu pärast, kuidas sa tahad tunda ennast seoses eneseväljenduse esinemisega? sa tahaksid tunda, et sa oled nagu mõjus, et sa oled julge, et su sõnum on arusaadav, inimesed saavad aru, sul on kontakt. Nad kuulavad sind, nad panevad tähele, nad saavad inspireeritud, nad ostavad, nad nagu ühesõnaga nagu tekib mingi täiesti uus tase. Katrin, kes käis laval, konverentsi laval, jõudis täpselt sellesse tasemesse, et kui ta esitas oma kõne ära ja läks saali uuesti, kuulas enne, kuulas pärast, ta hakkas juba analüüsima teisi esinejaid. ehk siis sa tegelikult liigud ise, sa tead, et sul on hea asi, sa teed oma asja ära ja siis sa hakkad vaatama teisi, et kuule, ma ei saa sellest sõnumist üldse aru, mis see tegelikult sellega öelda tahtis üldse. et ta jõudis juba sellesse kohta, et ta võis juba hakata neile natukene ka justkui nagu nõu andma. ehk siis, mis see minu eesmärk on, tõsta sind ka nagu sellele tasemele, et sa oled juba järgmises kohas ja siit ei ole tagasikukkumist. jah, kui sa oled juba jõudnud siia, siis ei ole võimalik, et sa nüüd siit tagasi kukud, seepärast et sul on juba need oskused, tööriistad, kogemused, kõik asjad olemas. ja see on see eesmärk, mis on ka sellel mentorlusel, et selline toimiva valema süsteemi kogemuste järgi anda sulle see võimalus, kuidas sa saad olla mõjus, puudutada, müüa nagu
paljudele ja enesekindlad ja see on selline kiirtee, sest mina olen aastaid ennast arendanud, aga nüüd mul on olemas see valem tegelikult, mida ma tahaksin edasi anda ja see süsteem. Ehk siis, kui see on see, midagi sina vajad, ausalt otsa vaadates endale, siis kõige olulisem, mis sa praegu saaksid teha, on see, et sa broneerid sellise sobivuse või tutvumiskõne. 30 minutit, me räägime üle, mis vajadused sul on, saame tuttavaks lihtsalt kõigepealt. Ja see annab sulle siis võimaluse ka enda soovid ja vajadused võib-olla kõva häälega välja öelda, vahel keegi ei teagi neid, me isegi ei teagi neid. Et selline tagasipeegeldus ja kõva häälega väljarääkimine ja mina saan siis ka ettekujutuse, kas ja kuidas ma saan sind toetada ja jagada sulle natuke rohkem infot ka selle programmi kohta. Sul on okei täiesti öelda ei, sul on okei öelda jah, sul on okei sõlmida lisadiile, teistsuguseid üldse, aga lihtsalt see on see, mida ma mai ja juunikuu jooksul tahaksin teha. 2 kuud, 6 kohtumist sinu tempos, sinu ajagraafikus, sinu vajadustele vastavalt täiesti rätsep. 5 inimest läheb korraga liikuma, aga täiesti rätsep lahendusena, sellepärast et igaühe vajadused on erinevad, igaüks on erinevas kohas, eesmärgid on erinevad ja nii kihvtisti tuleb siit, ma olen mõned kõned juba siin teinud, tuleb välja inimestel, kus ja ma tahaksin selle lõputöö kiirelt nagu ära esitada ja siis ma olen tegelikult nii palju vaeva näinud, ma olen nagu jõudnud lõppu, ma olen tegelikult suure saavutuse saanud ja siis mingi, aga siis tahad kiiresti ära teha selle või? Ei, no tegelikult ma tahaks selle hästi ära teha ja nagu nii, et nad kuulavad, mu sõnumid tulevad välja, et nad ei küsigi mu käest midagi, sest ma esitan seda nii hästi. Ehk siis see kuidagi see vestluse käigus tegelikult me jõuame selleni, et ma ei taha kiiresti oma esinemisi ära teha. Ma tahan neid väga hästi ära teha. Ma tahan neid ise ka nautida ja tunda pärast seda, et kui ma panen selle kaane siit kinni või ma tulen sealt lavalt maha või ma olen selle video ära teinud või kliendi kõne teinud, mis iganes, et ma tunnen, et mul läks hästi. Läks päriselt ka hästi, et mina andsin endast kõik. Ehk küsimus on lihtsalt see, kas sa tahad olla seal, kus sa oled või liikuda tegelikult kiirelt sinna, kus sa võiksid olla juba praegu, 2 kuu pärast. Sest mina arvan, et absoluutselt kõigis, nii nagu sa alustasid seda kõnet, on tegelikult see loomupärane ja särav esineja olemas. Ja minu südameasjaks ongi seda teed sinna näidata või anda seda toimivaid valemeid ja kogemusi siis inimestele. kuulasin sind ja mulle kohe tuli mõttesse see, et isegi kui mul ei ole nii-öelda lava, mille jaoks mul on vaja neid teadmisi, siis ka networking sündmustel tegelikult ju see inimestega suhtlemine asi, et mulle tundub, et see nagu sobib kõigiks, peaaegu kõigiks eluvaldkonna nii-öelda tegevuste jaoks. Absoluutselt, nii nagu me alustasime, et esinemine ei ole ju ainult see, et ma astun suurele konverentsi lavale, vaid tõesti, et sa astud inimeste juurde, et sa julged endast rääkida, sa oskad endast rääkida, sa tead, kuidas nii-öelda, mitte see, et sa lähed nüüd, ma nüüd lähen neid hullult mõjutama ja mingi sahker-mahker. Tegelikult no, me tahame kõik, eks, saada nagu sellist head peegeldust, head tunnet, sellist, et meid kuulatakse, et meid pannakse tähele, et meil on midagi olulist öelda ja et me julgeme seda öelda, et see on hästi oluline, ükskõik, kas see on siis tõesti mingi networking, kliendi kohtumine, koosolek, kaitsmine, lava, online, offline, mis iganes, et kõigi puhul ja sind ei aita edasi tegelikult jõhkralt palju mingi uus tunnistus või koolitus, mingi rööprähklemine, ChatGPT, mis iganes. Ja ka need kogemused ja teadmised, mis sul on, aga mida sa ei jaga. Et tegelikult aitab sind nagu jõhkralt edasi ja nagu heade müükide tulemuste, kogemuste naudinguni. See, kui sa oskad suhelda, sa oskad oma sõnumeid edasi anda ja vabalt ja julgelt esineda. See viib sind kohe edasi. Kui sul seda ei ole, siis ei aita sind mitte miski muu asi. Need lihtsalt ei aita. Need on sulle toeks. Aga kui sul ei ole seda suhtlusoskust ja esinemisoskust, siis no ma ei tea, ChatGPT võib-olla läheb varsti sinu eest ka esinema, aga praegu veel ei lähe. Ja praegu veel ei ole sinu eest väljas, nii et väga soovitan neid oskusi arendada. Leia endale sobiv inimene igal juhul, kes sind kõnetab, puudutab ja, ja liigu koos edasi. Nii nagu me alustasime sellest, et ma oleks ka kaasanud mentori coach'i ikkagi palju-palju varem, siis see on see soovitus, mida ma saan anda. Aga alustuseks planeeri tutvumiskõne ja vaatame, kuidas ma saan sulle kasulik olla. Mul on ka väga põnev tegelikult vaadata otsa nendele väljakutsetele ja teemadele, mis inimestel on ja suhelda. Suhelda nii palju kui võimalik. Tegelikult see on kõige aluseks ju. just.
aitäh sulle, Kristina, et sa olid nõus täna tulema siia rääkima. Võtame 1 minuti veel. Kas sa soovid veel midagi öelda täna? ma tahaksin öelda aitäh, et selle võimaluse eest, et ma sain ennast jagada ja ma tegelikult ütlen alati ka selle lause, et ära esine, et ole sina ise ja jaga oma lugu, et südamest ja kogu kehaga, et see on kõige tähtsam esinemiste juures ja tõesti vajadusel küsi abi ja ma tõesti soovin väga palju edukaid esinemisi ja julget suhtlemist sulle, ükskõik mis olukorras. Aitäh ka kõigile teistele, kes täna siin kohal olid, kes järgi vaatavad ja ilusat päeva kõigile. Nägemist. me oleme ajaraamis ilusti. Super. Well done. Aitäh sulle ja aitäh kuulamast, tšau. Tšau.